Nii, tere meie kallid kuulajad. Häälest on tunda elevust ja natuke närvi, aga olete kuulamas meie esimest podcasti Vaikuse lapsed episoodi. Kui mõtlesime oma podcastile nime, siis tuli korra naljatledes nimi Tabukapp. Et kapist välja on küll selline seksuaalsete teemadega seonduv, aga tundsime, et lein on ka selline tabuteema meil ikkagi ühiskonnas ja tahaksime just rääkida, avada nii-öelda kapi uksed ja rääkida ühiskonnas avatud ja otse. Et siit siis tuleb disclaimer selleks korraks ja järgmisteks kordadeks, et kui need teemad on väga tundlikud või rasked, et leidke siis endale kas sobiv koht või tehke paus. Aga pühendame siis meie podcastide sarja sellele, et rääkida siis lapse või laste kaotusest ja sellega seonduvatest teemadest. Ja tänases episoodis siis pühendaks tulevateks jõulupühadeks teema, et kuidas selleks valmistuda või millised mälestused nende pühadega on ja mitte ainult jõulupühadeks, aga teistest ka. Aga kõigepealt siis tutvustaks, kes meil siin täna koos on ja annan oma järje üle Annale. Tere, mina olen Anna, olen MTÜ Vaikuse lapsed liige, jõudsin siia tänu isiklikule kogemusele. Aastal 2020 sain ma esmakordselt emaks, siia ilma sündisid minu enneaegsed kaksikud. Ja esimeste elunädalate jooksul nad mõlemad siit ilmast ka lakkusid. Sellele järgnes pikk taastumise periood ja nüüd viimasel aastal olen tegelenud kogemusnõustamisega, läbisin väljaõppe ja MTÜs siis viin läbi nii individuaalseid kogemusnõustamisi kui ka tugigruppi kohtumisi koos Triinuga siis. Ja väljaspool MTÜ tööd tegelen kunstiga ja töötan koolis. Mina olen siis Marliis, ma alustan sellega, et siis ma olen lasteaiaõpetaja ja ma olen siis nii-öelda kõige värskem siin, et mina IVF-i teel jäin rasedaks ja 32. ametlikul 32. läks kirja 34. Sünnitasin siis oma lapse surnult selle aasta aprillis. Hetkel veel päris liige ei ole, aga kohe olen ka Vaikuse laste liige. Ja Marja-Liisi ma värbasin ära. Ma tegelikult uurisin inglilaste grupist, et kes oleksid valmis oma lugu jagama selleks, et MTÜ teenuseid kuidagi paremini edendada. Ja Marja-Liis oli valmis kokku saama ja nendel teemadel rääkima ja kuna ta ise ka juba podcastiga katsetas ja meil on see mõttes olnud juba mõned aastad, et siis läks see mõte sealt põlema ja värbasin ta nii-öelda meie meeskonda ära. Aga mina liitusin ka Vaikuse lastega siis 3 aastat tagasi. Mul oli selline idülliline esimene rasedus ja esimene sünnitus. Läksin loomulikult sünnitama ja sünnituse käigus siis 40+5 rasedusnädalal ma lapse kaotasin. Mul on selles mõttes vedanud, kuna ma olen kodus siis vikerkaare beebi, nimetatakse siis last, kes tuleb peale kaotust, on hetkel aastane. Et nüüd ja võib-olla edaspidi saan jagada siis seda kogemust, kuidas oli olla siis lapseootel peale kaotust ja kuidas seda last on kaotada, kuidas seda last on kasvatada peale kaotust. Jah, kuidas siis tulevad jõulud? Kuidas on olnud jõulud teil pigem? Kuidas on olnud, jah. Anna, tahad sa rääkida? Sul on vist
kõige traagilisem, mitte traagilisem, aga kõige tugevamini seonduv lugu just jõuludega. no ma ütleks, et minu puhul jõulud on kindlasti olnud selliseks triggeriks, kuna mu lapsed on lahkunud just jõulude ajal, siis üksteise järgi ja esimesed jõulud olidki sellised, et ma teadsin, et mu lapsed ootavad lahangut. Ja siis, no mis ma tegin, nutsin kodus, ega midagi muud ei olnud teha. Ja pärast seda oli keeruline, sest iga aasta kõik need jõulutulekesed, kuusekesed ikka meenutavad sulle seda, mis juhtus. Sest tahes-tahtmata sul tekivad nagu teatud seosed ja meie aju paneb nagu neid meenutusi kokku. Aga see aasta on esimene aasta, kui ma suutsin endale jõulukuuske panna ja ehtida. Nii et arvatavasti läheb siin kohal paremaks. Kas sa ise tunned, et see on nagu siuke nagu natuke väike nagu saavutus või edasiminek? Kindlasti, sest minu jaoks jõulud on alati olnud nagu selline kõige armastatuim püha ja mulle väga meeldisid need ja siis jah, tulid need sündmused, mis justkui võtsid ära seda, kuid samas ma alati nagu sain aru, isegi alguses kohe ma teadsin, et kui mul tuleb vikerkaarebeebi, siis me tähistame jõule, ükskõik mida ma nagu sealjuures tunnen, aga kindlasti nagu lapselt ma nagu neid ära ei võta, aga hetkel on meil läinud 3 aastat ja meil ei ole õnnestunud kahjuks seni vikerkaarebeebit saada. Vaatamata nii meie kui ka siis arstide pingutustele, ütleme niimoodi. Aga kui palju on seda nagu ootust või noh, tead küll, et sellist nagu jõuluimet ei tule, aga nagu kuskillegi kuklas äkki tiksub, et äkki nüüd? No iga aasta on olnud. Iga aasta, no selle uue rasedusega on ka see, et sa pead vaatama, kuidas meditsiiniliselt sul on lubatud või mitte, kuna mul oli üks loomulik sünnitus esimese kaksikuga ja teise kaksikuga oli keiser, siis ma pidin aasta ootama. Ja noh, loomulikult siis esimese aastaga ei tulnud, aga tegelikult 21. oktoobris mulle juba öeldi, et arm on paranenud ja me võime proovida, siis me ikka lootsime, et äkki nüüd saab, aga ei saanud. Siis aastal 22 me juba tegime aktiivselt ravikuure ja ikka ei saanud. Aastal 23 me tegime IVF-i ja mitu siirdamist ja ikka ei saanud. Aga noh, sa ootad ikka iga kord. Kui palju sul on öeldud, et lase minna, käi reisil, ehita kodu. Ma olen näinud su postitustest see IVF-i bingo või kuidas seda nimetatakse? Reisil käisin, maja ehitasin. Ikka ei ole rase. Ikka on öeldud jah, aga õnneks kuna jah, viimased aastad ma olen üsna avalikult sellest rääkinud, siis seda vähem on tulnud neid ebakoheseid kommentaare. Ja ma arvan, et üleüldse, kui ma otsustasin MTÜ-ga liituda ja kogemusnõustajaks õppida, siis ma ütlesin, et mul on seda ressurssi, et sellest rääkida. Igaühel seda ei ole. Aga ma tunnen, et mida rohkem sa sellest räägid, seda vähem tuleb neid ebakohaseid kommentaare ja ma loodan, et neid tuleb vähem ka nendele, kes ei saa vastata nendele kommentaaridele, kes lihtsalt tulevad pärast koju ja nutavad ennast tühjaks. Ma mäletan, meie jõulud just aastal 2019 oli siis see, kui ma teadsin, et ma olen rase ja siis me tegime sellised kinkepakid vanavanematele, kus olid selline südandlõhestavad luuletused, et ja siis olid sellised podid ja lutid, et nagu pange vaim valmis ja minu vanemad nutsid ja mehe vanemad tantsisid valssi selle peale ja noh, see ootus oli nagu niivõrd suur ja niivõrd oodatud, et minu jaoks see ikkagi oli selline nagu väga õige hetk, väga õige elukaaslane ja noh, vahel lihtsalt öeldakse seda, et ju siis nagu tuleb siis, kui õige aeg on. Ma olen isegi psühhoterapeut öelnud seda ja noh, peale seda meie muidugi suhe enam ei jätkunud, et
aga jah, et selles mõttes, et järgmised jõulud sealt oli ikka paras nagu selline pettumus ja ma mäletan seda tunnet, et mul oli kuidagi suur ootus sellele, et me oleme nagu, nüüd on meie pere, et muidu me nagu käisime alati kuskil perede juures jõuluaega, aga nüüd oli see, et nagu nüüd on nagu meie pere. Ja mind aitas tol hetkel see, et ma ikkagi otsustasin, et selle nagu päris jõulud oleme me siis nagu 2+ siis kuidas seda öelda 2+ meie siis nagu laps on ju ja teeme täpselt seda, mis nagu teha tahame. Mäletan, ma vist kirjutasin mingi kirja, nutsin end tühjaks, panin selle kleidi selga, mis ma hüvasti jätul kandsin, nutsin jälle tühjaks, siis vahepeal väsisin ära siis vaatasime mingit filmi, et meil selles mõttes kuusk ikkagi oli, aga mul õnneks ei tekkinud mingit väga sellist triggerid sellega. Ja siis, kui me läksime nagu jõuluõhtutele, siis ma kuidagi, minu jaoks olid need päris jõulud just ka ära olnud ja siis need muud jõulud olid lihtsalt sellised pidulikud õhtusöögid, et vähemalt kuidagi oma peas ma lahterdasin need niimoodi ära. Et see oleks nagu minu selline kogemus. Ehk siis need oma jõulud olid nagu kodus, aga siis kõik, mis hiljem olid siis lihtsalt nagu kokkusaamine. Panid nagu boksidesse. Kui ma üritasin analüüsida, et miks ma ei taha minna või mida ma kardan, siis ma saingi aru, et mul oli nagu tunne, et ma nii ootasin seda, et me saame, nagu ma arvasin, et siis on veel beebi väike vaata ja siis me saame olema kõik kodused, on ju. Ja siis mulle tundus, et siis meil oleks nagu justkui selline perekondlik meie esimesed pühad, aga nüüd nagu ei ole seda ja nüüd me läheme kuskile jälle nagu, ma ei tea, lonkides kohale. Ja siis ma ikkagi nagu kiivalt kuidagi kaitsesin seda tunnet, et me teeme ikkagi nagu oma meie pere, et see on meie pere nagu lugu. Aga kuidas perekond selle kõik vastu võttis teil mõlemal nagu, et kas see siis nagu tähistad või mitte või kui lähete hiljem või mis iganes, et kuidas teil nagu need vanemad või nagu sugulased, kellega muidu olid võib-olla mingid traditsioonid, aga nüüd keeldusid ta nagu minemast või olemast või? Jäid ära, lihtsalt nagu seni me pole teinud. Kui enne meil on olnud ikkagi nagu jõulude ajal mingid õhtusöögid, siis nüüd uus traditsioon on see, et me tähistame laste sünnipäeva, mis on siis, eile oli ikkagi enne ja pärast seda just jõulude ajal meil mingit õhtusööki ega midagi sellist ei ole olnud seni. Pigem nagu see kolis uue aasta peale. Aga jah, ma ei tea, kuidas edasi. Ma ei tea, kuidagi, ma lihtsalt helistasin, ütlesin, et mul ei ole mingit tuju tähistada ja kuidagi ilmselt ise ka ei olnud just kõige nagu te võeti nagu vastu, on ju? Jah, mul õnneks nagu selles mõttes ma olen alati ka nagu otsekohene olnud selles osas, mis ma nagu tahan ja siis ma ütlesin ka, et mina tunnen, et ma tahan teha nii ja mina pakun teile sellist lahendust, et me, ma ei tea, tuleme külla sel päeval ja võiks teha midagi sellist. Meil tegelikult ei tulnud seda küsimustki, sest ma arvan, et mu vanemad nagu kogevad seda sama, sest mu ema on olnud sünnituse juures ja mu isa on käinud lastehaiglas, teda lubati siis intensiivi. Nii et nad on mõlemad näinud lapsi ka nagu kui nad elus olid. Ja see kaotus on nagu kõigile ikkagi nagu sama kogemus või nad suudavad samastuda selle kogemusega. Kuidas sul siis, Maarja-Liis, esimesed... Jah, mul on esimesed jõulud siis nii-öelda. No mul on seal oma Instagrami lehel või podcastis ka maininud, et mul on aja arvamine on ju nüüd teine. Nüüd tulevad ju kõik mingid muud esimesed. Et see just käisin sellel nädalal kriisinõuste juures ka ja ütlesingi, et siuke tahan ja ei taha. Et see on nagu väga-väga tugev. Ja nagu ma olen ka olnud väga suur jõulude fänn ja mul on tegelikult ka aasta alguses sünnipäev. Ütleme nii, et ärevustase on ikka korralikult laes, sest et ma nagu tahaks kõike teha, ma kaunistasin kodu ära, kõik särgid, värgid, ma ostsin isegi, esimene asi, mis ma tegin tegelikult oligi, et ma tellisin Georgi nimelise selle jõulukuuli ja ma panin 2 nädalat varem juba kõik jõuluasjad üles, sest mul oli vaja, et see kuul oleks juba nagu seal kuusel, aga mul ei ole seda nagu, kõik on ilusam vaadata, aga mul ei ole seda tunnet, et ma nüüd tahaks midagi tähistada või et mul nagu oleks nüüd midagi, sest
Egert ütles ka mul seal nõustamises, et meil peaks Georg olema praegu meiega, et praegu peaks olema niipidi. Et siis on jah siuke nagu ongi, et nagu ei taha, aga tahad ja siis nagu meil on olnud mingid traditsioonid, et kes saame sõpradega või perega kuskil kokku, siis praegu on siuke, et nagu ma tahan minna, ma tahan olla seltskonnas, sest et ma ei taha olla selles nagu või kadutasin oma mulli ära, sest et ega see mind ka nagu ei toeta ja aita, aga samas nagu on ikkagi siuke nagu ärev, et mul ei ole nagu anda endast välja nii palju rõõmu, et teistele nagu oleks minuga tore olla ühes seltskonnas või ühes ruumis nagu, et sellised väga palju ei taha mõtteid on ja kuidas ma nagu siis nagu seda nüüd lahendan, ma ei tea. Ma tean, et mul mehe vanavanemad teevad jõuluistumise, ma ütlesin, et ma ei taha minna. Ja siis ämm ütles küll, et et tule, et võiksid ikkagi tulla. Ja mida paljud ka ei tea, et mul tegelikult oli just nüüd nädal aega tagasi viimane külmakatse ebaõnnestus. Ja siis seda enam ma tunnen, et mul ei ole seda jaksu energiat, et minna. Et ma saan sellest mõttest aru, et tule ikka, et ole seltskonnas, aga sul ei ole seda, mul ei ole anda mitte midagi. Pluss veel nagu sinna vanavanemate juurde minek on see ka, et eelmine aasta ma ei käinud, sellepärast et ma olin rase, diabeet ja kõik muud jamad, ehk siis, et ma ei saanud ju süüa kõike seda, mis ma oleks võib-olla tahtnud. Ja siis nüüd ma see aasta, ma ei ole näinud neid pärast seda, ehk siis pärast Georgi sündsurma ma olen neid näinud ka. Ja siis juba see ettekujutus, et need mingid pilgud või mingid küsimused. Ma tean, see kõik on minu peas, aga ikkagi ei tõmba. Ja õnneks Egert on nagu ka hästi toetav ja ta saab aru ja keegi ei ole surunud mind. Miks ma küsisingi, et kuidas teil lähedased vaata on öelnud, et kas on midagi öeldud või kuidagi ikkagi nagu punitad kuskilt pidi, et see on tegelikult tore, et ma nagu saadakse aru ikkagi vaata. Et kui ma ütlen ei, siis on ei. Nagu huvitav ootus ise endale, et ma pean nagu minema ja nagu pakkuma teistele sellist nagu seda head tunnet või nagu, et nemad ei tunneks jumala eest ennast nagu kuidagi kehvasti või halvasti minu pärast vaata, et ma olen see ühelt poolt nagu, ei ma saan aru sellest, et see on nagu ja minu meelest on see tunne, on see kibe magus, mida mina olen enda jaoks nagu kuidagi sõnastanud, on see sama, et see nagu ka näiteks lapseootuse ajal on ju, et see on teine lapseootus on ju, et sa ühelt poolt rõõmustad, teiselt poolt leinad. Ja siis sa nagu, sul ongi kogu aeg selline nagu täiesti polaarsed tunded, et on ju ühelt poolt on nagu tahaks nagu tegelikult peabki laskma endale mingil hetkel tunda seda rõõmu ja nagu et võib-olla mitte tunda süümekaid, et kui sa seal oled jõuluõhtul, see on tõsiselt nagu tore on ju. Et siis sa nagu, kui sul tuleb meelde, et sa nagu hakkad nagu tundma, et nagu kas see on kohane, kas ma peaks nii tundma või peaks tundma, et on ju, et ma arvan, see tegelikult nagu või et kas kuskilt läheb lappama. Ja samas, ja võib-olla vahepeal, sest meil oli ka, kui ma nüüd ei eksi, siis mingi, et me kuidagi tegime mingi toosti või võtsime selle teemaks mingi hetk, mitte kauaks. Ja siis oli selline, muidugi oli selline nagu morn, veider olukord, aga samas me tundsime piisavalt turvaliselt, et see oli selline nagu, oli nagu awkward moment, aga nagu samas ma nagu tundsin hästi ennast sellepärast, et me ei teinud nägu, nagu seda ei eksisteeri. Et see oli minu jaoks kõige tüütum, et ma pean minema ja tegema nägu. Kuigi keegi ei eelda minult, et ma peaks minema ja tegema nägu, sest kõik teavad, kõik mõtlevad neid mõtteid, on ju, see element on nagu seal toas, on ju, et mulle meeldis, et nagu see, et kuidagi see tasakaal, et me kuidagi võtsime selleks aega, me rääkisime sellest, aga me ei keskendunud sellele ja vahepeal oli sellist nagu rahulikku võib-olla õnnetut tunnet ja samas oli ka seda head tunnet, et oligi täpselt selline nagu veider miks tunnetest. Ja see kuidagi toimis. Aga see on tore, sellepärast, et ma olen ka mõelnud, et kuidas see nagu olema saab mingites situatsioonides, mis mind nüüd ees ootavad, et isiklikul tasandil ma ju isegi võib-olla tahaks rääkida midagi või jagada või nagu mälestada või hoida nagu seda jõululauas ka oma last, on ju. Aga kas teised vaata, et mul on nagu ootus mingil määral võib-olla nagu teistele ja siis on see, et kas ma pettun, et ma nagu ei saanud seda mingisugust ootust või mälestamist või nagu meenutamist või küsimistki, kas või natukenegi. Või siis, et ma teen näo, et kõik on hästi. Et süke, jälle süke tahan, ei taha ja süke nagu see käib nii hullult nagu edasi-tagasi. Ja ühelt poolt nagu ei taha, et öeldaks midagi valesti, aga teisalt see, et kui ei öelda mitte midagi, et näiteks mina olen rääkinud, võtnud selle teemaks
ja siis inimesed vaatavad lakke noh, pilklikult on ju vilistavad ja siis viivad teema mujale ja siis ma olen küll nagu närvi läinud, et on ju, et kas siia seltskonna tulles me siis ei räägi halbadest asjadest ja siis ma olen nagu närvi, et aga see ei ole osa minust, on ju, et nagu mul jätkuvalt ei ole okei, noh, praegu on okei, aga tol momendil siis, kui olid need kohtumised, on ju, et siis ei olnud, on ju, ja see oli nii tugev osa minust, et kuidagi seda ignoreerida tundus mulle nagu nii võlts ja vale. Ja et ma ei saa nagu, mitte et ma oleks seal mingi väga raskeid detaile seal rääkinud, ma lihtsalt rääkisin MTÜ-st, et ja nagu lapse kaotused, aga see teema triggerdas neid inimesi ja need olid täiesti nagu, noh, erroris. Ja see, nagu ma ei tahtnud mingi hetk minna sinna, et sest noh, see kuidagi ignoreerimine ja mitte hakkama saamine nende teemadega oleks siis nagu, ma ei tea, vaikus olnud oleks vist parem olnud, aga see kuidagi ignoreerimine läks kuidagi ka nagu hinge, et see. Aga ma arvan, et üks asi veel, mis siia juurde käib, on süütunne. Et kui sa ei tõsta seda teemat, siis sa tunned ennast süüdi oma lapse eest. Kui sa tõstad seda teemat, siis sa tunned ennast süüdi, et sa oled nagu teistele seltskonnas ebamugav või tekitad nagu justkui ebamugavusi. Ma ütleks, et siis tuleb valida need inimesed, kellega nagu, kes ikkagi ka nagu elavad kaasa ja kes võib-olla nagu, okei, sellest me suudame ju tegelikult mõista, et mõni ei ole valmis, mõni on valmis, on ju, et me ei eeldu ju seal, et mõni hakkab seal hullult mingit diskussiooni meiega pidama. Aga mulle on ka öeldud seda, et on nagu püütud mõelda või tahetud mõelda kuidagi nii, et aga ma ei hakka seda kurba asja meelde tuletama, et tundub, et kõik on nagu hästi okei, vaata. Et ei taha nagu tuua seda kurbust nagu lauale nii-öelda. Ja see on ka see, miks minul käib see mõte kaasas, et mida kui mul ei ole seda rõõmu sulle nagu anda siin laua taga, siis ma ei taha tulla pigem, vaata. Sest et ongi teised ei ole nagu valmis vastu võtma ja see kipub olema tegelikult ju minu meelest nii, et siis pead sina kuidagi nagu, või noh, mina siis nagu kuidagi seda nagu kas pehmendama või nagu otsima nagu mingit vabandust või mingit silumist, et teistel oleks mugav. Aga vaata, kui enne tehakse vaata vahel kokkulepped, et kas me räägime sellest teemast või ei räägi, sest mõni soovib rääkida, mõni tahab rääkida ja mõni ütleb, et ma ei soovi selle teemal rääkida, et omavahelised kokkulepped, aga mis siis, kui sa teedki mingid, helistadki, ütled, et no mul on error, et ma tahan tulla, aga ma kardan seda ja ma ei taha seda ja mul on see mõte, aga noh, et kuidas siis inimesed võiks siis nagu, et valmistadki ette jõuluõhtu agenda või nagu või hakata ruttuma, aga see on okei. Või nagu, või paned näiteks mingi, et kas ma võin tuua, et ma tahaksin tuua küünla oma lapse mälestuseks ja et ei ehmataks või et oleks nagu mul lihtsalt tuli see slaavi see meelde, et pannakse viinavits ja leib, vaata, aga see vist meie lauas või ma ei tea, väga veidrad. No mõnikord viiakse kalmistule ka. Mingid kommi või midagi. No mina näiteks ei tahtnud kindlat kohta, et me tuhastasime ja puistasime tuha merre. Ja ma kuidagi kartsin, et mingi koht, kus ma ei käi, siis ma kartsin kalmistuid ja ma kuidagi nagu, kuigi enam ei karda, sellest võiks ka kunagi rääkida. Et ja mulle kuidagi meeldib see mõte kõiksusest, sest ma ei ole siiamaani suutnud ära otsustada, on ta siis ingel või mis ta siis on, et kui ma mõtlen, et ta on seal taevas, vaatab, siis ma mõtlen, issand jumal, kas ta on siis lõksus, et kas ta siis ei kao sealt ära või siis ma mõtlen, okei, jabur mõte, ma siiamaani nagu aeg-ajalt põrgatan või mõtlen, et mis see siis on või kuidas seda enda jaoks mõtestada, aga mina nagu põletan küünalt, et ma mõtlen, et vahet ei ole, kus ma olen, mida ma teen, kuidas ma seda väljendan, et ta on minu peas, ta ei kao mitte kuskil, isegi kui ma unustan midagi teha või mõelda, et ma ei pea nagu kahtlema endas, et see ei lähe mulle korda või et see ei ole minu jaoks oluline, kui ma just sel päeval ei tee X tegevust, on ju, et nagu, noh, et see, mida peaks tegema, tuleb ju kuskil mingi ühiskonna ootustest, mitte sellest, mis ma nagu enda sees tunnen, et kuidagi see on mind võib-olla vabastanud natuke. Et ma mõtlen, vahet ei ole, kus ma olen või kuidas ma seda teen, et ma võin sinna raske jõuda. No jah, ma võib-olla olen liiga, okei. Et alguses on ikka vaata mingid siuksed hetked, see on täpselt see, et minul ju suur vajadus, et tatoveering ja ehted ja noh, mingid kõik siuksed asjad, et nagu kõik oleks nagu piisavalt naha ligi, vaata, kõik on nagu No ma täna panin tegelikult keti, et mis on tehtud, kuidagi tundsin jah,
et tahaks tänasel teemal rääkides panen siis kaela mõtlende peale, et mul on tehtud küll ehe ja muideks jah, huvitav, et mehe õde teeb ehteid ja ma mõtlesin, et minul oli peas, ma ei teadnud hästi pikalt, mis ma teha tahan ja otsisin ka neid ja ma teadsin, et see võiks olla midagi piklikku olla ja kui oli see ärasaatmine, siis mu mehe õde sealt ära minnes komistas ja kukkus kivi otsa ja leidis pikliku kivi ja võttis selle kaasa ja kui ma rääkisin talle oma ideest, ta ütles, et kuule, mul on siin, vaata seda ja mulle nagu tohutult meeldis ja mulle meeldib see mõte, et see on sealt nagu kohast pärit ja ta selle nagu leidis sel päeval, see on kuidagi sümbolism sinna juurde, ja tatokat ma lähen veebruaris tegema aga mul läks selles mõttes, et nagu 3 aastat, et jõuda kuidagi selle mõtteni, sest et kuidas seda teha, jah. Sest ma ei tahtnud mingit nimesid, ma ei tahtnud inglikesi, ma ei tahtnud mingit ma ei tea, aga ma loodan, et ma nüüd lõpuks leidsin selle väljundi. No mina olen teinud fotoraamatu eluajast ja siis seal on ultrahelipildid, raseduse pildid ja siis lastefotod. See on olnud kuidagi selline viis minu jaoks, kuna meil samuti ei ole kalmistu kohta, sest me otsustasime, et tuhastame ja purskasime tuhka merre. Aga mul oli hoopis teisel põhjusel, kuna mu lapsed sündisid enneaegsetena emakakaela puudulikkuse tõttu ja see emakakael jääb selliseks ka järgmiseks raseduseks, siis ma olin veendunud sellest, et ma ei soovi lasta kalmistut, et kui ka järgmine laps peaks surema, siis ma tõesti ei saa hakkama sellega, et ma tulen kuskile hauda, kus on 3 minu last või 4 või mitu neid sinna tuleb. Sa teed nagu valmis mingi koha, siuke tunne? Jah, no ma ei suutnud isegi ette kujutada seda, kuidas ma lähen. Okei, kui mul lahkus üks, siis järgmisel päeval teine ja siis 2 kuu pärast ma sain diagnoosile kinnituse, et nii on. Ja alguses ma ei saanud ka nagu mingit ravivõimalust, mis rahuldaks mind, ütleme niimoodi, et mille siis edukuse protsent oleks selline, millega ma oleks nõus proovima. Nüüd ma lõpuks sain, aga sellel on siis omad väljakutsed ka. Aga tol hetkel mulle tundus, et ei, ma ei taha seda kalmistut. Samas mõne aja pärast ma tundsin, et äkki ma tahaks nagu mingit mälestussammast või midagi pereplatsile. Ja siis mees ütles, et meil ei ole vaja, meie lapsed elavad meie südames alati, iga päev ja kalmistule meil ei ole vaja neid. Ma olen tahtnud istutada puud, aga ma kardan, et see sureb ära. Mul on selle sümbolismiga nagu nii kehvad suhted nagu... Meil oli ka puu mõte, aga me mõtlesime ka, et keegi kuskil kunagi võib selle maha võtta. Siis nagu ei aitäh. Meil oli see mõte. Aga ma mõtlen, okei, kui me nagu tähtpäevad juurde tagasi tuleme, aga sünnipäevad, teil on ka sünnipäevad olnud ju vahepeal. Mul tuleb nüüd ülehomme. Kuidas need esimesed sünnipäevad olid ja kõik muu sõuke? Kuna ma muidu ka ei tähista, siis ma veel ütlesin, et palun jätke kirjalikus vormis kuskile. Et nagu nad muidu tahtsid ka, et ma ei ole eriline fanaatik, et sünnipäev läks kuidagi, see oli ka vaata selle jõulupaiku, et seal läks kõik ühte. Aga näiteks emadepäeva kohta oskan ma küll öelda, et näiteks see aasta justkui oleks võinud nagu tähistada südamest, aga pigem vältisin ja mind ajas eriti närvi, et inimesed ütlesid head esimest emadepäeva ja siis ma ei suutnud, ma vastasin, et see ei ole esimene, aga aitäh. Et See on nii tore, et sa vastasid niimoodi. Ma vahepeal mõtlen, et nagu võiks nagu üle olla ja nagu ega nad niikuinii aru ei saa või nagu ei õpi sellest midagi, aga nagu või mis sellest muutub, aga samas kui ma ei ütle, siis mind jääb see närima, et siis ma ikkagi nagu ja plahvatan selle välja. Ja kui sa ütled, siis ikka närib natukene. No siiamaani näed, aga samas see kummitama ka vaata, et esimest emadepäeva. Kuigi näiteks see, ma mäletan, ma jalutades rääkisin ka seda mõtet, et peale leina mind on aidanud see mõte, et sa nagu varised kuubikuteks laiali ja sa ei oska enam vastata enam, kuidas läheb. Mitu last sul on? Mina ei suuda siiamaani vastata, et kui keegi küsib, kuidas sul läheb, ma ei saa öelda hästi või midagi. Ütlen, et
ma ei tea, nii nagu ikka, vaikselt oli kusjuures pikka aega värskelt nagu vaatanud. no aga lihtsalt see mõte, et sa pead igat uut asja oma elus nagu uuesti nagu võtma, analüüsima, mis ma tunnen, mida ma tahaks, mida ma vajan ja siis panen selle kuubiku sinna jälle nagu torni otsa, samamoodi jõulud on ju, noh, kunagi võib-olla pole pidanud mõtlemagi selle peale, nüüd hakkad uuesti, sünnipäev, aastavahetus, mis ma nüüd tahan, siis nagu noh, see aastaring, esimene aastaring ilmselt ongi keerulisem, sest ongi kõik need esimesed asjad on ju. Ja siis järgmine aasta mõtestad uuesti, et mis ma nüüd tahan või kuidas nüüd on ja et selline nagu oma isiksuse nii-öelda uuesti ehitamine. Aga keegi, ma mäletan, kui me küsisime kuulajatelt, aitäh teile selle eest, muideks meil tuli julgustavaid kommentaare ja ideid, ma arvan, et podcasti teemadeks jätkub siin järgmiseks 5 aastaks. Aga seal oli huvitav küsimus nende esemete kohta, et kuidas te kodus hoiate mingit teatud, kas nagu pilte, urne, midagi muud, et minul on küll näiteks error sellega, et meil on urn, mis on tühi, aga kuna tekkis küsimus, kuhu see matta, siis ma ei suutnud kohta välja mõelda, siis ma jätsin selle riiuli peale. Elutuppa seda nagu ei pane, sest ma ei taha, et igaüks, kes mulle koju jõuaks selle teema nagu näeks, magamistuppa tundus ka nagu natuke nadi. Praegu ta seisab meil seal kontoris riiuli peal, aga seal me ei teinud, nagu me ei ole suutnud ka sellist, et kas teha eraldi riiul või ja ta seisab siiamaani mingis veidras kohas minu jaoks ja ma ei ole suutnud talle paremat kohta leida ja vahepeal inimesed satuvad sinna tuppa ja vaatavad, see küll ei ole kunagi teemaks tulnud, aga kuidagi alati tunnen ennast natuke ebamagavalt selle pärast. Mul on kohe tuppa astub kohe näed, mul on riiul. Ma tegin ka selle fotoalbumi, et mul on kõik ultraalipildid kuni siis lõpuni välja ja mul on siis raami sees on see käejalg ja jalajälg, siis on see pildialbum, siis on kõik need kaardid, mis ma sain kas siis haiglast või siis juba vahetult enne, kui mind ju nii-öelda puhkama saadeti on ju, töö juurest või kust iganes. Ja siis mul on kalmistu koht. Minul oli see, et mul peab olema koht, sest et mul ei ole maad, mul ei ole oma maja, mul ei ole mingeid siukseid kohti. Ja mina tundsin, et mul on vaja ja mul on vaja seda nimetahvlit, et see nimi on seal peal ja see on olemas. Mul oli väga suur vajadus sellele. Ja mind nagu ei häiri, et nad on mul seal, seal riiuli peal. Ja kusjuures nüüd vahetult, kas see oli siis äkki septembris või oktoobris, mul oli kogu aeg see, ma ilmutasin need pildid välja, mis mul haiglas tehti. Ja nad olid seal albumis. Ja mind häiris see, mind nagu tegelikult tohutult häiris, et ma ei saa või nagu ei tohiks panna oma lapse pilti kuhugi nagu kapi peale või seina peale või kuhugi. Ja siis ma nagu, ma ei tea, nagu muus eas võtsin nii-öelda julguse kokku ja siis äkki oli 11. oktoobril või 11. septembril, ma mäleta täpselt. Võtsin välja ja vahetasin ühe pildi seal ära ja nüüd on mul seal teleka kõrval. Ma ei rääkinud seda isegi Egertiga läbi, ma lihtsalt tegin selle ära ja mingi, nüüd on nii. Ja nii on. Ja siis mulle meeldib, et Joikil on see hele sinine küünal, mille peal on kirjas magusuni. Ja siis see põleb seal ees alati. Mul on vaja neid osta jälle. Aga jah, nagu, ja Egertit ka tegelikult häirinud, et ta nägi, ta ei öelnud, ma ei ole muidugi küsinud ka, mis arvad sellest. Aga tundub, et teda nagu... Ei, on, ta nägi suht kohe seda. Et ta nagu ongi seal ja siis ma mõtlengi, et aga see on minu kodu. Et nagu, et kui keegi tuleb ju külla, seda ta häirib, siis sorry, aga see on sinu mure, vaata. Ma ei ole isegi näinud, et kedagi see häiriks, ma lihtsalt ise tunnen mingit veidrat tunnet, kui keegi näeb ja siis ma mõtlen, huvitav, mis nad mõtlevad ja küsi. Ma nägin, et sa nägid, ütle mulle ka. Aga see võib-olla ei saa aru ka, et see mingi selline, võib-olla ei saa ta aru, et see urn on. Võib-olla ka. Mul nüüd tuli... No need on väiksed ka. Väiksed ka ja mul nüüd tuli meelde, et kui me urni käisime otsimas, siis meil küsiti, et kui palju tuhka sealt tuleb. Et kui suurt urni teile vaja on. Ja teine klassikaline küsimus oli see, et kas lemmiklooma jaoks. Issand. Ja siis ütled, et ei. Et nagu, siis seisad ja mõtled, et nagu täiesti. Ja nüüd on see ropp sõna, et nagu, aga ma ei ole lapsi tuhastanud, kust ma tean palju seda tuhka tuleb. Et, ja siis mingi 3. koht, kus me jõudsime, käisime terve Tallinna läbi.
ja seal oli, naine oli nagu, ta elas nii kaasa, et mul oli tunne, et ta terve lao või mis seal oli, pakkus kõiki variante ja aga ta oli ise nii ärev, et mul oli tunne, et ta hakkab kohe nagu nutma, aga tal läks nii hinge see ja ta tahtis talast nagu niivõrd kaasa, mis oli nagu selline tore, aga me ükskord hakkasime muretsema ta pärast, et äkki peaks talle mingit nagu, et istuge, jooge vett või midagi, et aga lihtsalt jah, mul urniga see elu lõpp on ilmselt see meeles, et ja nüüd ma tahan tegelikult ju perepildi teha, sest et minu haiglas ei olnud niivõrd kuivõrd taibukas, et teha üldse pilte oma lapsest või meist või midagi, siis ma nagu üritan leida võimalus, kuidas tekitada mingisugune visuaalne perepilt, et noh, ilma nägudeta, aga sama kuidagi külgede või asjadega, et oleks siuke nagu meie, et me saame aru, et see meie perepilt nagu. No Anna, kas siit tuleb uus äriidee või? Anna lihtsalt ise, kuidas on sketšib või mis see õige sõna on, mis selle stiili kohta? Jah, teen visandeid. Jah, kuidagi peegeldab oma kogemust just läbi kunsti, mis on minu meelest hästi äge olnud. Aga joonistusi mul kusjuures seinal ei ole. Miks ma üldse hakkasin neid tegema, sest ma üleüldse alguses nagu kriisinõustajaga suheldes, kui me otsisime viisi, et kuidas ma saaks nagu oma linna välja elada, siis teades, et mul on nagu kunstitausta, siis ta soovitas, et tee mingit loomingut. Siis ma ütlesin, okei, ma teen maali. Siis ma tegin ühe maali. See tegelikult isegi meeldib mulle, aga siis ma alustasin teise. Siis ma ütlesin, et ei, nad on nii suured, ma ei viitsi. Ma lihtsalt ei viitsi. Ja siis ma ostsin visandiplokki. Ja see oli mu elu esimene visandiplokk, mis sai täis. Et kõik lehed on nagu täis joonistatud. Siis ma ostsin teise samasuguse, nüüd see hakkab täis saama. Aga jah, see on selline hea näide sellest, et tegelikult ei pea suurelt võtma. Et kui sind aitab jooksmine, siis ei pea maratoni jooksma. Või... Ja kui sa tahab minna jalutama, siis ära mine jalutama. Oh jaa, issand jalutamine, lõpetage ära. Keegi ütle mulle, mine jaluta, issand jumal. Ma virutaks vist ausalt, mul nii kõrin juba sellest. Aga sul on mingisuguseid, ma ei tea... No neid joonistusi ma ei ole kuidagi raaminud ega kuidagi eksponeeri neid enda kodus, nad on lihtsalt visandiblokidest ja siis Instagramis. Aga kodus meil on fotod, meil on selline suurem raam valgetest suledest ja seal on fotod, jalajäljed, no tütre ja poja fotod ja jalajäljed. No ma arvan, et meil on nagu see on rõõm olnud, et me saime ikkagi koos aega veeta, kui nad olid elus. Ja seetõttu siin nagu tähtpäevadest rääkides, meil on eraldi sünnipäev ja eraldi surmapäevad. Ja siin ka me nagu nihutasime seda fookust, et tegelikult surmapäevad on justkui varjus, et me ei pööra nendele nii palju tähelepanu, välja arvatud see, et nagu jõulude tähistamine siis on lihtsalt kuskile kaduma läinud. Aga jah, me tähistame sünnipäeva ja meil on need fotod seal raamis. Keegi pole neid negatiivselt kuidagi kommenteerinud ega midagi. No mul ei ole ka. Ma nagu näen ka, et inimesed on vaadanud. Aga samas ei ole tekkinud ka kellegi nagu seda seal on ju fotoalbum, et keegi küsiks, et kas ma võin vaadata. Et sa näed ka natuke seda hirmu ettevaatlikkust seal taga nagu, kuigi samas mul on mingi, tahad ma näitan sulle, ma endale nagu see tunneb, ma tahaks näidata, sest et minu au ja uhkus on seal sees, on ju. Aga samas ongi jälle, et teine ei pruugi selleks nii-öelda nagu valmis olla. Et ei taha nagu suruda ka väga seda peale. Mina vist ei olegi pilte väga näidanud kellelegi. Mul ema küsis küll, et kas sul on pilte, et ta tahaks näha. Aga teised vist ei olegi näinud, kui ma nüüd mõtlema hakkan. Ja mul on kahju, et me ei teinud, me jällegi ei taibanud, me tegime paar udust pilti telefoniga, meile tehti haigla ka pilte, aga need ei olnud kõige õnnestunumad. Mul on kahju, et ma ei teinud ju nagu jalgadest või kätest, et mingist detailist vaata. Mina mõtlesin seda, Georg oli mu süles ja mõtlesin, ma tahaks nendest varvastest pilti ja mul oli tunne, et ma ei tohi või et ma ei saa. See oli nagu nii räigelt sees ja see on nagu väga kurb minu jaoks, et ma ei julgenud teha seda. Ja tegelikult ei tule ka selle peale, kui sa oled nagu selles hetkes seal haiglas, siis sa ei tule selle peale, et nüüd teeks pilti. Mäletan, et mulle
pakuti tütrega teha koos pilti, haiglatöötaja pakkus ja tegi ja tegelikult see on väga väärtuslik pilt mulle, kus mu tütar reaalselt on mul süles ja aga jah, no siis eluajal, kui ma külastasin neid, siis ma tegin ka pilte ja videosid ise. Vahel tehakse nagu üksteisest, aga keegi ei tule selle peale, et küsida, et tehke meist perena, vaata. Meil tuli isegi see nagu pähe, me olimegi reaalselt oma hetkes ja kõik. No see on nii loomulik, nagu sa ei peakski selliste teemade peale nagu mõtlema ja ilmselt see haigla personali ka võib-olla kas siis ei tea või ei oska leida seda õiget hetke või õiget teemat. Et samas need lood on kirjas seal karbi sees, mis jõuab nagu nii-öelda nende peredeni. Samas kõikidele juhtumitele ei jõua seda karpi ja vahel ei taheta seda karpi. Ja see karp tuleb ka selline nagu laegas, et ei tea, mis seal sees on. Et no ma ei teadnud enne, kui see anti mulle. Et siuke asi nagu vahel tuleb see liiga hilja, et siis nagu tagantjärgi kodus loed, et seda oleks võinud teha ja seda oleks võinud teha ja kas sa oled ise kodus lugenud neid materjale, mis karbis olid? Ja ma lugesin tol hetkel, ma hakkasin kodulehest pihta ja öösel ma hakkasin oma uurimustööd hakkasin samal ööl tegema. Mina ei ole suutnud lugeda, ma mäletan, et mu ema ütles, et seal on mingid kirjalikud materjal, ta luges läbi ja siis hakkas mulle nagu ümber jutustama, mis seal oli ja siis mõtlesin, et ei huvita. Aga kui tähtpäeva juurde tagasi tulles, minul oli ka nüüd esimene emadepäev ja ma panin siis tegelikult selle kleidi selga, sinise, millega ma tahtsin minna kõhupilte tegema. Aga ma ei jõudnud, ma olin haiglas, ma teadsin, et nüüd on nagu kõik on ja siis mulle veel fotograaf kirjutas ka, et kuuled, et kas me saame nüüd sulle päeva paika panna, siis mingi, enam ei saa. Aga siis ma panin selle sinise kleidi selga ja siis mu mehe sõbrad tulid külla. Ma isegi ei mõelnud selle peale, meil oli lihtsalt see plaan, et me lähme nüüd haua peale, paneme küünla ja lilled võtame ja siis nad tulid külla ja siis nad tõidki mulle suure kimbu valgeid roose, meil oli siuke hele sinine liblikas. Issand, see oli nii armas ja see oli nii tore. Ja ei olnudki seda nagu küsimustki, et kas mul on emadepäev. Jah, mul on emadepäev, et ma olen ema, et see oli väga, väga liigutav, väga armas, et see läks mulle väga hinge. Ja see liblikas on mul ka endiselt alles. Et see oli nagu armas. Minu sõbranna kinkis meile on neid erinevaid aadresse, kus sa saad registreerida tähekese. Nagu tähe taevas ja nagu osta siis selle tähe. Kuigi see on selline nagu paras nagu skämm, aga see on nii armas skämm. Sest neid andmebaasi on ju nagu mitmeid erinevaid ja sul ei saa nagu kuuluda mingi täht, aga kui ta tõid ise vist nagu kaaned ka sellised ja seal sees oli see lõvitäht kujust oli osa, kuna ta oli nagu augusti poiss. Et siis ja siis oli tema nimega. Et siis see on üks armsamaid kingitusi, mis me nagu oleme saanud, et on nagu mingi täheke taevas tema nimega, et ka nagu üks väga huvitav viis, kuidas seda nagu meeles pidada ja. Aga tänaseks vist hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Kas kellelgi on meeles, mis me järgmine kord pidime rääkima? Mul on see plaan on olemas, aga me olime nii hõivatud ja ärevad tänast asja lindistades, et aga teie tagasiside on hästi, hästi oodatud, et kõik võimalikud ideed, oma lood ja üldse võib-olla julgustused, et jätkake ja seda on vaja. Me võib-olla jätkame ilma selleta, et see on meie rääkimisteraapia, jah. Et aga kas ei olnud mitte see, et miks see asi juhtub? Miks? Et, ja miks küsimused? Miks küsimused ja samas ka kõik need ägedad selgitused, mida teil on nagu jagatud teiste poolt, et tahaks koguda ja kuulda neid kõikvõimalikke ja samas ka selle poole pealt, et mis teid on lohutanud või mis teid on toetanud, et miks see nagu juhtus või sest tihtipeale me teame, et meditsiinilise poole pealt jääb see nagu sageli teadmata ja siis me ilmselgelt hakkame otsima seda vastust mujalt. Aga kõikidele küsimustele ei olegi vastuseid.
Jaa, aga see on nagu siit tulevad igasugused huvitavad variandid. no teadmatus on teadagi raskesti nagu talutav ja üritame seda selgitada, et võtame selle siis järgmise episoodi teemaks ja kui teil on jah, midagi põnevat meiega jagada, siis laske käia. Aga meie poolt siis aitäh kuulamast. Aitäh!